õnnistame seda imelist päeva, selle valmistaja ei ole mitte keegi muu kui Jumal ise. Nii et siis see, mida ma sinuga täna tahan jagada, see on tegelikult väga täpselt kirjas evangeeliumites, aga kuna see oli minu enda jaokski niisugune põnevuse hetk või et nagu täpselt ei osanudki vastata, kui need üles kerkisid, siis ma küsin sinu käest, kas me oleme selle asjale niimoodi otsa vaadanud ja seda niimoodi märganud, et nüüd järgmine lause, mida ma ütlen. Järgmine lause on üldse populaarne lause. Seda tavaliselt koguduses keegi ei armasta seda lauset, seda ei armasta ka jutuvestlustes inimesed, aga ma ütlen sulle juba ette ära, et me kõik ühel päeval sureme. Me kõik ühel päeval sureme. Nii et aga tead, ma tahan sulle sinna juurde öelda seda, et jaa, sureme küll. Ja nii nagu kristlased võivad öelda, et me läheme magama issandas, sest piibel räägib väga selgelt, et me läheme nagu issandas magama ja siis ühel päeval äratatakse meid üles. Ja tegelikult on üks veel eriline kategooria inimesi ja need on niisugused, kes sellel ajal on siin maa peal. Nii et piibel räägib sellest, et on üks niisugune kategooria inimesi, kes ei sure ära sellisel kujul, nagu on 2000 aastat või veel rohkem enne meid surdud, et kuidas iganes keskmaetakse kuskile kivikoopasse, kes tuhastatakse, kes on uppunud merre, ühesõnaga igal pool kõik leitakse ülesse, selles pole üldse probleem, aga on ka need, kelle ihud hetkega muudetakse, nad tõusevad vastu Jeesusele ja seal õhus nad kohtuvad. Nii, aga täna ma räägin sellest mõttest, et tegelikult ega siis see maa peal elamise aeg on umbes, saaks see läbi ja saaks otsa. Kui me niimoodi suhtume, siis me oleme täiesti Jeesusega nagu, me seisame talle vastu nagu, et see, mida temal on meie andnud, me seisame sellele vastu. Ta ütleb, et ma olen andnud teile elu, ma olen andnud teile elu jõu, ma olen andnud teile elu tahte. Nüüd vahel on muidugi igasugused elu olukordi tuleb ette. Aga Jeesus andis meile ühe volituse siin maa peal elades. Ma annan teile volituse olla minu esindajad siin maa peal. Ja Jeesus ütles enda kohta, et mina olen võitja ja ta on andnud meile ka sama võime, ükskõik mis olukord mu ellu tuleb, võita. Mul võime võita, nii et kui ma võitlema hakkan, siis ma juba võidan. Aga ma pean hakkama, vahest on niimoodi, et käed lähevad lõdvaks, mina annan alla, las tuleb mulle see, mis tulema peab. Aga miks sa lased tulla, kui sa tegelikult tead, et Jeesus on võitja? Ja nüüd eelkõige on tema meie elude keskmes ja meil on niisugune üleskutse. Sa oled kindlasti piiblist kuulnud, et teeme niisuguse võimsa üleskutse, minge kõike maailma, jätame need kodused asjad, kus seda ja teist, lähme ikka kõike maailma, lähme ikka kaugele ja lähme. Aga tegelikult Jeesus ütleb, vaata, mis su kodus toimub. Need on sinu võitlused eelkõige see, mis su väga kõige lähemal on. Nii et vahel on tõesti niisugune tunne, et kui sa keskendudki ainult sellele, et võib kaugemale ka vaadata. Aga et meie oleme siin praegu nende inimeste keskel, et sinu elu otsused on sinu vastutada ja võid kätte saada. Tead, vahel ma vaatan inimeste silmadesse ja ma näen, et mõnede silmades särab elu vastu. Ükskõik, kuna me käisime just siin hiljuti hooldekodus ja vaatad, kuidas teise vanaproua silmis on niisugune säde. Teine on täitsa täitsa niisugune tunne, täitsa nagu kardin oleks pildil ees. Ja siis mingi aeg, kui me seal laulsime, siis sa näed, kuidas silmad hakkasid elavnema, kuidas midagi nagu muutus. Nii et ma tean, et Jumala vaim tegi seal oma tööd ja tihti me ütleme, et valgus, mis on meie sees, see ongi minu kõige tuttavate, minu enda, minu lähedaste jaoks ja anna meile Jumal see kindel veendumus, ükskõik mis võitlemised, ükskõik mis raskused tulevad. Mina ja sina me oleme võitjad. Me täname täna avatud taevaste eest, sest ta ütleb, praegu on veel see päev, mis ei ole veel kätte tulnud. Praegu on sul veel aega otsustada. Praegu on veel need võimalused ümber mõelda. Aga me täname selle võidu eest. Praegu käib ehitus meie südametes, meie hingedes. Ja täna võime paluda püha vaim aita meil üles leida, mis meid kammitseb, et me jätkaksime seda võidujooksu
et me jookseksime lõpuni ja pane meie vaimu see julge avameelsus mitte alla anda. Mäletate, ma eelmine kord tõin jutluses ühe näite ühest, see oli just nimelt Vene kindral, ma tean, kuna ma tean, kus ma selle näite sain. Ja see oli, kes jäi koroona ajal nii tugevalt haigeks, et ta oli väga, ühesõnaga pikalt aparaatide all ja siis sellel hetkel temal oli teadmine Jumal. Sa tead, Jumal kuskil on, aga tal ei olnud mingit isiklikku kohtumist ja kuna ta olukord oli nii vilet, siis ta nägi, kuidas Jeesus võttis ta oma kätele ja viis endaga sinna üles taevasse ja see tunnistus kõlas nii. Mees küsis Jeesuselt kohe, miks sa mind ei aita? Jeesus vastas talle, aitan, aga sina võitle, ära anna alla. Järgmine hetk oli ta haiglavoodis tagasi ja hakkas paranema väga jõudsalt. Nii et meil võib olla see Jumal kuskil seal tagavara toas, nii kui öeldaks, tagumises toas, las ta olla seal, las ta elab seal, aga see muudab ka mind, on iseasi. Niisiis, ma tahan alustada meie deklaratsiooniga, nagu mida me ikka lööme, see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ja ka see, et ma olen võitja, ma tean sellest raamatust, kus ma muidu teaksin. Siis me võib-olla jagaksime ära. Oi, Maarika, sina oled võitleja, Kristi, sina ei ole. Aivo on võitleja, jagame ära. No nii kui kehalise tunnis lapsed oli, mõtle, loe paariks loeks ole, siis jagaksime ära, kes on võitleja, kes ei ole võitleja. No tegelikult me oleme kõik võitlejad. Ja sellepärast, kui me täna ütleme, et ma oman seda, mis sellest on kirjas, siis ma tõesti oman. Ma suudan, ütleb Jumala sõna, mis selles on öeldud, ma suudan. Kui ta ütleb, et sa oled võitja, võitle ära anna alla, siis sa suudad ka võita. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna. Ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Ja milles seisneb siis Jumala kuningriik, kus sa mujalt selle vastuse ikka leiad kui Jumala sõnast. Ja sellepärast ma tahaksin kõigepealt lugeda, nii nagu meie isa aitab meil ehitada kuningriiki koos temaga, et tema valitsus ja võim on niivõrd suur, aga küsiks siis, kuidas ta siis seda ehitab, mille peale või mis alusel. Nüüd mina olen ka siis ehitajate nimekirja pandud või? Minul ei ole üldse seda ehitamise soonteid, minul ei ole ehitaja oskuseidki. Tead, see on natuke teistmoodi. Sa oled ehitaja sellega, et sa oled Jumala vastu võtnud, sa oled tema õpilane ja siis sa oled ka kuningriigi ehitaja. Ja loen sulle Jumala sõna. Laulud 97. See, kuigi ma alguses mõtlesin, ma loen ainult ühe salmi, siis ma arvasin, kõik käib selle kohta. Tegelikult selle lausa selle pealkiri on Jumala valitsus ja võim. Nii et kuhu ta siis selle oma võimu ja valitsuse ehitab ja kus ta selle rajab, issand on kuningas. Ja selle kohta tuleb nagu teine koma, maa ilutsegu. No kas see ei ole huvitav? Issand on kuningas, maa ilutsegu. No ilutsemine on niisugune arhailine sõna, natuke tavakõnepruugis, mina ei tea, kas sina kasutad, mina ei kasuta eriti. Tänu piiblile võib-olla rohkem, aga ilutsemine tähendab ju tegelikult, et sa saad olla ilus, rõõmus, julge, sul on eluväärtused kindlad, sa ilutsed, sul on tahe, sul on jõudu, sul on võimekust, kõik, võt see ongi see, kuna minu issand on kuningas, Jeesus on isa paremal käel ja niisugune huvitav lause veel, rõõmustagu saarte hulk. Mind vahest väga kuidagi paneb imestama Jumala sõna nagu täpsus. Ma usun, kui ma praegu iga nüanssi ei mõista, siis ühel päeval ta ütleb, ärge saared kartke või saared, mis te saartega ometi? Me teame, et ainult Saaremaa ja Hiiumaa siin ja Ruhnu ja Muhumaa ei ole mitte ainukesed saared maamuna peal, et neid on ikka natuke rohkem veel. Aga nüüd, kus siis Jumal rajab selle oma trooni? Pilved ja pimedus on tema ümber, on Jumala ümber. Õigus ja õiglus on ta aujärje alus, aga ma lugesin ühte tõlget. Mul oli üks vene piibel, see on Londonis trükitud 95. aastal, ma ei oska öelda, no vaata, nende piiblitel on ka oma nimi, King James piiblid ja niimoodi. Ja selles tõlkes oli õiglus ja kohus on ta aujärje alus. Me kõik teame, piiblis on öeldud, ühel päeval tuleb see kohus. Nii, tuli käib tema palge ees
ja ta põletab vaenlased tema ümber. Tema välgud valgustavad maailma, maa näeb ning vabiseb. Mäed sulavad nagu vaha issanda ees, kogu ilma maa issanda ees. Taevad kuulutavad tema õigust ja kõik rahvad näevad tema au. Häbi tunnevad kõik kujude kummardajad, kes kiitlevad ebajumalaist. Kummardage teda, kõik jumalad. Siia kuuleb seda ja rõõmustab ja juuda tütred ilutsevad sinu õiglastest. Kuigi ütleme eesti keeles ei ole seda pandud, seal on õigus ja õiglus, siis ometigi see salm lõpuni ütleb väga täpselt sinu õiglusest, kohtuotsustest, issand. Et Jumal, temal on kohtuotsused, need on õiglased. Sest sina, issand, oled kõige kõrgem, üle kogu ilmamaa. Sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate. Teie, kes armastate issandat, vihake kurja. Tema hoiab oma vagade hinge ja kisub nad ära õelate käest. Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Rõõmustage issandast ja õiged ja tänage tema püha nime. Aamen. See oli laulud 97. Ja mina jõudsin selle sõnani või selle sõna uurimisena, kuulates ühte jutlustajat XX Bennetes, ja tema on aastakümneid uurinud neid paiku, kus Jeesus elas, seda maad, kus Jeesus elas ja teenis. Ta on uurinud Jeesuse õpetust evangeeliumitest, lisaks erinevaid peidetud aspekte. Ta on saanud kätte Siinai mäe kloostri ürikud, ta on saanud kätte Vatikani ürikud. Ta ütleb, ärge küsige mu käest, kuidas, ma ei tea, mis tutvuste kaudu, sinna ei taheta ju üldse mitte kedagi lasta, nendele dokumentid, need on salastatud, kuigi ütleme, need käivad nagu kogu kristluskonna tuleviku kohta, aga need ei näidata kõigile, väga vähesed üldse neid näevad, siis tegelikult on väga palju ka meile antud edasi rabide ehk juudi usu rabide suulise ja kirjutatud pärimuse kaudu, mida piiblis ei ole kirjas, seal võib olla teatud mõtted või üldine. Ja religioossete juhtide poolt, nagu me teame, Vatikani juhid ja need on seda väga hästi kiivalt peitnud ja see tema, kui uuris neid, ta ütleb lausa, et ta oli siis 30 aasta, natuke üle 30 aasta, kui ta sattus seda uurima ja nüüd ta on sellega tegelenud 40 aastat kokku. Nii et ta on nagu väga-väga pühendunult ja on ka leidnud teatud asju ja aspekte, nii et minagi võtsin tema ajal kätte initsiatiivi ja tõesti uurisin ja see, mida tema nagu ette söötis, eks ma sellel ajal liikusin nagu seda, kui nüüd keegi ütleb, et ma jutlustan tema jutlust, ei, ma ei jutlusta tema jutlust, vaid ma võtsin sealt ülesse ja otsisin välja ja nüüd ma tahan sinuga jagada. Loomulikult ma jagan ka seda, mis olid nagu tema arvamused, ma need autorluse jätan ikka talle. Nii et kui üks meist, kes me oleme siia maailma sündinud, siis tegelikult me oleme astunud siia maailma ja ühel päeval on niisugune päev, millest piibel räägib, me peame seisma silm silma vastu Galileast päritud puussepaga. Sa võid arvata, kes see on, eks ole. Ja see on see päev, ta ei ole enam siis sinu õpetaja. Ja ta ei ole enam ka, ta ütleb, Jeesus suri meie eest ristil ja kandis meie patud, haigused ja vaesuse. Nii et ta ei ole siis enam see patune, ta ei ole haige, ta ei ole vaene. Ta sai selleks küll meie eest. Jeesus on siis kohtunik. Ja muideks õiglane võime kohe ette öelda, et väga õiglane kohtunik. Ja ta esitab sulle, kui sa lähed sinna kohtujärgi ette, ta esitab sulle 5 küsimust. Ja on juttu, piibel räägib väga selgelt viimasest kohtust ja tuleb päev, millest sa mitte keegi põgeneda, isegi mitte kristlased. Nii et ära oleta, et sina üldse mitte mingist küsimustikust või eksamist läbi ei käi, see pole mõelda. Päev, kui sa seisad Jeesuse ees, kus sinult küsitakse 5 küsimust. Ja ma loodan, et see, mida sa täna kuulad, see annab sulle natuke aega ette valmistada, et sa just need küsimused tulevad, ega ei jää tulemata täpselt nii, nagu jää tulemata homne päev, tuleb ka see kohtupäev
ja kui see XX Pennetes ennast nimetab, ta ei nimeta, ma ei tea, mitu eesnime tal seal ees on, aga tema ütleb enda kohta XX Pennetes, täpselt niimoodi ma ütlen. Ja siis ta ütles, et kui tema oli just seal Kapernaumas ja uurimas neid asju ja ta üldse on väga pikki aastaid veetnud seal aega ja uurinud, siis ta ütles niimoodi, et kui see kohtupäev tuleb, siis sealt käivad läbi ka kristlased, tegelikult piibel seda räägib, mina olen ka seda lugenud, aga ma nagu ei ole seda, kuidas ma ütlen sulle, ma justkui tean, aga kas ma ikka nii täpselt tean? Kas ma ikka nüüd fikseerin seda? Nii et Jeesus küsib meie käest kohtupäeval 5 küsimust ja muideks küsib seda kristlastelt ka. Ja ma teen kohe kirjakohtadega selgeks, et on 2 kohut ja tegelikult sa oled kindlasti viib lugenud, sa tead, et on 2 kohut. Nii, kohtupäeval katsutakse sind läbi, esitatakse küsimused ja need on tegelikult, nagu ma siis nüüd tõden, ma olen seda kogu aeg piiblist lugenud, need on avalikult kirjas ja minu jaoks justkui nagu peidetud. Võib-olla ainult minu jaoks, aga kui see Pennetes ütles, kui tema selle avastas, siis tema jaoks tundusid ka, et see oli tema jaoks ikka niuke aha-elamus, et kas sa oled valmis selleks kohtupäevaks? Et sellest käivad läbi kõik. See võib tulla homme, see võib tulla võib-olla 50 aasta pärast, aga tuleb kindlasti ja teist võimalust sul enam ei ole. Praegu veel, olles siin maa peal, on sinu jaoks olemas advokaat. Praegu on Jeesus sinu advokaat. Praegu Jumal seisab sinu eest. Me saame minna taevasesse kohtusse, me saame küsida pühavaimu abi, et ta aitaks meil neid olukordi lahendada, asjad korda ajada, saad andestada, ise andeks anda, saad vabaneda vanadest taakadest. Et nüüd, see oli see aeg, kui ta oli siis seal Kapernaumas ja see XX Pennetesi, see tunnistus algab niimoodi. Istudes Kapernauma linna varemetel, kus oli kunagi Peetruse kodu, päike loojus Galilea mere kohal, istusin täielikus vaikuses, nautisin vaadet ja siis tuli see Jumala ilmutus. Ta ütles, kui see, kes on saanud ilmutuse, see on umbes nüüd, äkki tuleb sinu sisse üks selgus, sa tuleb niimoodi, et sa ei saa nagu öelda, et oi, et sa ei tulnud, ta oli ju sõna nii palju uurinud ja äkki tuli see kõik tema sisse kokku. Üks mõistmine, üks arusaamine, vau, aga see on ju piiblis kirjas. Me nagu arvame, et me kristlased astume, nagu ütleme, lihtsalt tõstetakse mitte midagi, mingit vastutust mitte ei pea. Ma ütlen sulle, sa ei lähe läbi sellest kohtust, et küsitakse, kas sa oled päästatud või ei ole. Ei, Jeesuse veri on sinu eest maksnud, sellega ei ole üldse probleeme. Hoopis teised asjad on, mida meie kes küsitakse. Nüüd ma jõuan kohe sinna. Nii et siis sina ja Jeesus olete selles vestluses osalised. Ja see, et mis sa täna võib-olla ette tead, võib saada sulle reaalseks päästeks. Ja kui sa kuuled vastust, kui sulle öeldakse seal, et kui sa lähed sinna taevasse, Jeesus ütleb, hea jõustav sulane, astu issanda rõõmusse, mine edasi või sulle öeldakse, mine minust eemale, ma ei tunne sind, ma pole siin mitte midagi tundnud. Muideks ma piiblist vaatasin täpselt konteksti, kas seda räägitakse mitte kristlaste kohta, ütleb ei, seda räägitakse kristlaste kohta. Kõik, mida ta avastas, ei olnud mäng, vaid kindel reaalsus. Ja lähme siit, Heebrea kiri on esimene kirjakoht, Heebrea 9:27. See kinnitab nagu seda, ma ütlesin, ma alustan selles, et väga ebapopulaarne jutt, et kuule, üks päev kõik sureme, no nii julgustavalt täna pastor alustas, et nii tore on homsel päeval elada, nüüd sul tuletati ikka meelde, et kuule, ikka sured ära ka, eks ole ju. Aga Heebrea 9:27. Ja otse kui inimestele on seatud ükskord surra, pärast seda on aga kohus. Palju sa sellel teemal oled jutlusi kuulanud? Mina võin küll öelda, et mina päris sellest olen ikka, muidugi igal poolt käib ta läbi nagu see kohus ja kõik, aga ma ei ole otseselt niimoodi sellest rääkinud. Teate, kui see teema tuleb, vaevalt, et see täidab kirikud suure hulga rahvaga. Üldse ei ole hea teema, keegi räägib kohtus, no tere talv. No see teema, kui ma kuulen, et selline peagi, ma üldse ei kuule, ma teen seda jutlust lahtigi internetis. Kuid Jeesus rääkis tegelikult põrgust rohkem kui taevast ja kohtust rohkem kui armust. Neid kordi on loetletud. Miks siis nii?
aga ma arvan, ta teadis asjade olulisust meie jaoks. Meie oleme võib-olla unustanud ja mina olen ka väga selektiivne. Ilusaid sõnumeid ikka ei hakka neid kurje sõnumeid kuulama või ega ta ei ole ju otseselt kuri sõnum. Vaata, kui sulle antakse tõde teada, siis tõde ei saa olla kuri. Tõde on tõde. Ja tõde on alati parem, kui oi, et ma ei ütle sulle päris tõde, ma ütlen sulle niuke leeb, et ma jätan pooledased ütlemata. Ja kui sa pärast, miks sa mulle kohe siis tõde ei rääkinud? Miks sa mulle kohe sellest ei rääkinud? Et ma oleks ju tahtnud kohe teada tõde. Oi, ma säässin sind, ma ei rääkinud sulle täituda, et sa ei saaks šokki, et saaks traumat. Aga tead, kui ma olen seda tõde tean, siis tõde teeb ikka vabaks. Nii et me ei tohiks, ma usun, me ei karda ka seda tõde. Ja Jeesus teadis, et meie ajalikel elupäevadel on otsustusel igavikuline või igal otsusel, mis me teeme, on väga igavikuline tähendus. Kohtupäev, veel ükskord ütlen, ei ole hirmutamiseks. Aga hilisematel sajanditel on inimeste kontrolli all hoidmiseks räägitud umbes nii, et sa pead kartma Jumalat ja sul on au kartus Jumala suhtes. Aga nüüd tõestame siis ära piibliga, kas tuleb see kohus või kuidas kõik sellesse saavad, mille alusel siis seda tehakse, mille alusel meie üleüldse kohut mõistetakse. No tuleb keegi ja äkki ühega Jumal muutub äkki nii rangeks ja nüüd tead, pliks-plaks ja kõik, kes me arvasime, et me oleme nüüd nii treenitud ja nii valmis, nüüd läheb kõik kus seda ja teist. Võta lahti Matteuse evangeelium, 25. peatükk. Need on nii fundamentaalsed salmid, et need, ma usun, et sa ise oled nendega ka nii tuttav juba, aga võtame nad ikkagi lahti. Et endale kinnitada, et sõnas on tõde ja mul endal võtab see lehitsemine. No nii jõudsin järje peale. Niisiis, pea Matteuse 25, salmid 31 kuni 34. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Ja ta ette kogutakse kõik rahvad. Kas siin on öeldud, ei need, kes Kristus, need ei koguta. Ei, ta ütleb, kõik rahvad. Ja eraldab nad üksteisest, otse kui karjan eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele ja sikud oma vasakule käele. Ja siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia minu isa õnnistatud ja pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma rajamisest peale. Nii. Nüüd on 2 kohut. Üks on usklikele. Ja 2 Korintuse 5:10, võta see kirjakoht kindlasti lahti, siis sa saad aru, et see ei ole mitte maailma inimestele, see ei ole nendele, kes ei ole veel Jumalat vastu võtnud, vaid see on neile, kes juba Jumalat tunnevad, aga kes seda loeb ka mitte tundes või mitte isiklikult Jumalaga suhet omades, ei tähenda, see on tarkus ikkagi tõde su jaoks. Nii, Kristi, kas sa said lahti? 2 Korintuse 5:10. 2 Korintuse 5:10. Jah, ma ootan. 2 Korintuse 5:10. Just. Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Ja see, kes meid selleks valmistab, selleks kohtu, on Jumal. Ja teate, ta ütleb lausa, see oli salm ennem seda, seal oli, et mina olen andnud teile käsirahaks, teie, kes te olete juba ma olen andnud teile püha vaimu käsirahaks. See on teile abiks siin, tema juhendab, tema lohutab, tema trööstib, tema õpetab. Ja need on inimesed, kes on juba päästetud. Siin ei räägita nendest, kes pole veel Jumalat vastu võtnud. Käsiraha saavad need, kes on lepitatud Jumalaga, see on üks märk, sa saad selle vaimu kingituseks, selle püha vaimu, need on inimesed ja mille alusel siis see hinnangu andmine, kui me oleme nagunii juba kristlased, mille aluses, siis tuleb tegelikult valmistumispäev ja vastutus ja see on kõik selleks, et hinnata, siin ei ole üldse tegemist sellega, et kas sa oled päästetud või ei ole. Jeesuse veri on sinust
nüüd siin me ütleme, et ega me tegudest õigeks ei saa. Ei saa, aga meie tegusid pannakse tähele. Ja nüüd ma leidsin niisuguse kirjakoha, mõtled, et noh, et tuleb siis see viimne kohus. See, kuna meid kõike valmistatakse, meil on antud, me oleme päästetud, meil on käsirahaks vaim antud, sellises olukorras me elame. Ja siis tuleb viimane kohus. Ja sellest räägib Ilmutuse raamatu 20 ja 11. Nii, ma loen selle. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvad trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja kui meri andis tagasi oma surnud ja surm ja surmavahend andis tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Siin, selles kohas ei räägita üldse meie pattudest. Jeesus maksis, ma kordan seda veel kord, Jeesus maksis juba verega, vaid seal on põhiküsimus, mis sa tegid? Kes sa oled siis, kui keegi sind ei näe? Mille alusel, mille järgi Jeesus õpetas? Ja Jeesuse õpetus ja apostlite õpetus räägib sellest, mida Jumal otsib inimeses, mis on need kriteeriumid. Need peaksid ju piiblis kirjas olema. Tead, need on kirjas küll, aga need on kuidagi niimoodi kirjas, et sa ei arva üldse selle kohta. Kuna ta on õiglane kohtunik, siis ei ole niimoodi, oi, nüüd lähme sinna kohtusse ja seal ta valmistab meile niukse lõksu ja siis me läheme, ossa poiss, standardid olid veel kõrgemad, kui me arvasime. Ei, Jumal ei ole mingi kiusupunn. Need küsimused ei ole sulle mitte selleks antud, et sind hirmutada, vaid sind ette valmistada. Jumal on eelkõige huvitatud sellest, et sa saaksid päästetud, mitte et sinu üle, oi, nii põnev, saaks ometi ta üle kohut mõista, aga nüüd ma võtsin ta vahele. No see, mina saan aru piiblis, see absoluutselt Jumala printsiip. Täna, ma ütlen sulle, täna on sinu võidupäev. Keegi on uurinud, mina olen omakorda uurinud. Jah, ma olen nüüd täitsa kindel see, mida ta uuris, ma ka uurisin. Ja võime öelda selleks, et sind ette valmistada ja oskaksid sellel päeval vastata. Ja see päev tuleb. Aga ma küsin nüüd siis, mille alusel, näiteks üks kriteerium, mille alusel mõistetakse inimeste üle kohut, ma leidsin, see on võib-olla mitte ainult kristlaste, see on üldse inimeste üle, ja see ma leidsin üles õpetuse 6:16-19. On sul lahti? Okei. Et ma äkki loed sina. Lea nii kaugel, et sealt ei kosta võib-olla, ma ei tea. Õpetussõnad 6:16-19. Jah, kuni 19 just. Ja siis varsti tuleb see küsimus, mis ta meie käest küsib. Küsimust veel pole, praegu sisse juhatus alles. Nii, kriteerium võiks siis olla selline. Jah. Neid 6 asja vihkab issand jah. 7 on tema hingele jäledad, ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd, süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi, jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole, vale tunnistaja, kes väidab valet ja see, kes külvab riidu vendade vahel. Nii, vaata see on ka kindlasti üks kriteerium. No ma ei tea, mina olen näinud, et kristlased on ka külvanud riidu. Kui ma olen seda, selle jooksul, kui ma olen 35 aastat juba kristlane, ma olen juhtunud neid ka nägema, see ei ole võimalik. No okei, jääme igaüks oma arvamise juurde, aga see ei ole probleem. See ei ole probleem, ei mulle, okei, igast olukordi või tule, aga mul on ju mitte keegi, piibel räägib isegi, mitte keegi ei saa sind lahutada Jumala armastuseks. Ei nälg, ei puudus, ei solvamis, mitte miski. Nii et ära lase ennast emotsionaalselt nagu kõigutada. Niisiis, esimene küsimus, mida Jeesus meie käest küsib. Mida sa tegid mu pojaga? Kui ma jätan nüüd väikse mõttepausi, siis mis sa arvad, mis vastust ta meilt ootab? Võib-olla mõtled, ma olin ju hea inimene, ma tegin väga palju häid tegusid. Ta ei küsi sinu käest seda üldse. Ta ei küsi see, kas sa palvetasid, kui kaua, võtta osad teenistustel on ju missad, eks ole, katolike õigeusu, nendel on missad. Aga kui palju kordi sa käisid kirikus, missal, lugesid sa ikka hästi piiblit, see
on tegelikult Jeesusega kahekesi üks väga intiimne otsus ja see otsus, kui sa võtsid ta vastu päästeks, on üks ühele. Sina võtsid ja palusid ta oma ellu. Täpselt samamoodi on see ka väga intiimne. Kõige alus on see, et mis ma tegin selle pojaga, mis Jumal meile andis, mis ta tegi, mis mina isiklikult tegin. Ma võin sulle tuua näite piiblist, see oli üks hetk ajaloos, nii et see sama lause on juba korra kõlanud Jeruusalemmas. Pontius Pilatuse ajal väga täpselt samamoodi, 2000 aastat tagasi. Ta seisis, mina panin niimoodi enda jaoks kirjad, ta seisis Jeesuse ees. Tegelikult Jeesus seisis Pontius Pilatuse ees. Ta ütleb, oi, et miks sa ei räägi midagi, et minul on õigus, sinu üle kohut mõista. Jeesus ütleb, et sinul pole mingit õigust, kui see ei ole sul taevast antud. Nii, ja seal nad seisavad. Pontius Pilatus, Jeesus, seisab Jeesus, kes oli just öö läbi puussepa poeg, süütu, kogu öö oli teda piinatud ja siis tema kõrval on Barnabas, kes on tegelikult revolutsionäär, mõrtsukas. Ma ei tea, kus kuskil oli kirjutatud, röövel ka oli veel, aga minul, igal juhul, ja öeldakse, et kumma valin, kumma hukkan siis, eks ole. Rahvas, löö Jeesus risti. Ja see sama küsimus, et siis võtab Pontius Pilatus, peseb käed seal samas rahva ees, puutaks, et mina võtan selle süü enda pealt ära. Ja ta ütleb, mida ma peaksin tegema Jeesusega, keda nimetatakse messiaks. Nii et see küsimus kõlas juba ajaloos väga ammu. Ka sina pead sellele küsimusele vastama. Ei ole võimalik seda kuidagi vältida, vedasi lükata, et ma ei vasta, ega siis ei, arvake, siis on tähendab ei, kui sa ei vasta. See on sinu asi vastata. Nii, aga kuna piiblis on sa pead sellele küsimusele vastama, siis mis sa mõtled, et kas meid on jäetud ilma sellest vastusest? Ei ole. Piibel ütleb, kes siis on või mis siis on? Johannese 3.18. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Ja kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Paljud inimesed, ka religioossed ja kristlased ja ei vasta sellele, või vastab tegelikult natukene sarnaselt võib-olla kergematele küsimustele. Umbes, et kas sa usud, et Jumal on olemas? Jaa, ma usun, et Jumal on olemas kuskil. Jakobuse kiri ütleb, et teemonid usuvad ka, et Jumal on olemas. Ei ole üldse probleemi, sa oled väga teemonitega ühtemoodi. Et Jeesus, mina usun, et Jeesus oli hea inimene, ta tegi väga palju häid tegusid. Ta oli suursugune õpetaja. Ja muidugi, kui aus olla, siis ma ütlen sulle, selleks ei olegi sul eriti usku vaja. Kui sul on natuke arukust ja tervet arukat mõistust ja sa oled pisut ajalugu lugenud, siis sa järeldad, et Jeesus oligi kõike seda hea, arukas ja veel midagi. Küsimus on, kas sa võtsid Jeesuse vastu kui isikliku päästja? Minu jutlus on pikem, kui ma täna räägin. Ma räägin täna ainult 2 punkti. Esimene oli, mis sa tegid mu pojaga. Ja kui meie nüüd seisame Jeesuse ees, ütleme, ma tegin tead nii palju häid asju ja ma ikka teenisin koguduses ja ma palju paastusin ja palju, siis see ei ole üldse kriteerium. Minu meelest need muud asjad, need on tore, et sa neid teed ja see on täitsa okei. Aga see on midagi sellist, kui ta küsib sinu käest, mida sa tegid mu pojaga, siis sa peaksid justkui mõistma, et kui ei oleks Jeesust, siis sa oledki patune ja sa ise ei saa ennast päästa, sa ei saa ennast Jumala ees ise õigeks teha. Ei ole sinu head teod, mis saavad, ma tegin nii palju häid tegusid, no ikka nii palju. Piibel ütleb, me oleme kõik Jumala aust ilma, me oleme kõik patused. Niisiis, tema veri on see, mis on puhastanud meid patust, kes me juba oleme päästetud. Et kas ma andsin oma elu talle? Jaa, ma andsin oma elu talle. Vaata, ma ei saa ennast ise õigeks teha. Kui ma tunnistan seda Jeesusele, Jeesus, ma ei saa ennast ise õigeks teha Jumala ees. Vaid, et meil on sinuga vereleping ja ma võtan sind vastu usu kaudu, kui ma pääste ja lunastaja. Järgmine mõte nüüd pärineb ühelt vanalt rabilt, tõesti väga elatanud rabi ja siis seda ta rääkis selle XX Bennetesile ja ta ütles niimoodi, kaasaja kristlased on muutunud
või on muutnud Jeesuse justkui oma elu parandajaks. No niisugune lisaklausel, nii tore, parandab mu elu, mõnel on vaimulikuks täienduseks Jeesus. Niisugune põnev. Jeesus ei ole kunagi seda olnud. Jeesus on ainus tee, kuidas jõuda sinna taeva kuningriiki, kuidas jõuda sinna igavesse koju, mis meile valmistada. Ja sa tead seda kirja kohta, ta ütleb, Jeesus on tee, tõde ja elu, Johannese 14:6. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ei no ikka kõik jumalad, ikka need budad ja need igasugused, mis iganes nad on, ikka kõik nad on ju ka nii heaks hakkavad kõik inimesed. Kes rääkis headusest? Niisiis, kohtupäeval küsib sinu käest, mis sa tegid minuga? Mis sa tegid mu pojaga, Jumal küsib. Milline on su vastus? No ma oletame, et vastused võiksid olla umbes sellised. Ma püüdsin olla hea inimene, vaata, ma suhtun hästi kõikidesse. Ma usun, et ma isegi millegipärast eeldan, et meie kogudus ei vastata niimoodi. Ma ei tea, kus tuleb sul tuttavateks. Me ei hakka nagu, niisugune tunne, et see ei ole nagu üldse see, kus meie mõttekäik liigub. Ma ei tea, ma niimoodi arvan lihtsalt. Et tead, kui ma nüüd hindan ennast, ma olen väga hea, siis tegelikult need on need, kuidas ma hindan ennast, kuidas teised mind näevad. Noh, ma olen hea inimene, ma teen teistele head, teised näevad, võt see on see standard. Aga Jeesuse jaoks, kas sa võtsid minu vastu? Kas sa võtsid vastu selle kingituse? Ja Roomlaste kiri 3.23 ütleb meile selgituseks, ei ole nii, et üks on, no teised on kõik patud, üks inimene oli nii õige. Ja see ütleb, kõik on patu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ehk vanatõlge Jumala aust, ma ei tea, kumb kellelgi on mõistetav. Ja tegelikult seda kirja kohta ma ei võta üldse lahti, aga sina võid kodus võtta Jesaja 64.6, seal ta räägib ilusti ära. Kui meil ei ole Jumalat, siis tegelikult me ei saa isegi jõuda sinna, kui me päästmist, me ei saa jõuda sinna seda, mis meile pärandiks on, see igavene kuningriik ja igavene vaik. Niisiis, näiteks, missugune võib veel olla vastus? Teine vastus või näiteks niimoodi olla, kui keegi vastab. Mis sa tegid mu pojaga? No ma käisin kirikus, lugesin piiblit, ma olin teenistuses ja siis see inimene, kui ta niimoodi juba räägib, siis ta oleks nagu väga kindel. Tal on kõik hästi. Ta on nii aktiivne olnud. Tal läks segamine ainult Jeesuse tundmine ja isiklik suhe temaga. Nii et Matteuse 7.22.23. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas ma ei olegi siis sinu nimel ennustanud, et profeteerinud, sinu nimel kurje vaime välja ajanud, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Mine ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Igaüks nüüd, kes neid sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Tead, väga paljudel inimestel on teadmised. Kristlastel, ma ei tea, katoliiklastel, mis iganes, kus konfessiooni sa kuulud. Konfessioon meid õigeks ei tee, üks on kindel. Meil peab isiklik suhe, meil peab olema. See on loomulik, et kui ta ütleb, isegi see sama 64 Jesaja, mis ma enne nimetasin, seal ütleb ka, kui sa mind otsid, siis otsi mind. Ma teen sind endale mõistetavaks. Kui sa ei tahagi midagi must teada, siis mu kingitus jääb, nagu me ütleme, oi, nii võimas kingitus tehti, no oled sa näinud lapsi, kellele tuuakse kingitus ja ta ei võta seda vastu. Oled sa näinud sihukest? Mina ei ole küll. Antakse kingitus, nii kiiresti, kui veel saab, võetakse kingitus lahti. No ma ei tea, kas meie siis oleme nüüd niisugused, et ei, meie oska enam kingitusi ka vastu võtta. Või ma olen ka seda kogenud. Ma võtan vastu kingituse küll, aga minu tingimustel paluks. Just nii, nagu mina tsiteerin sulle. Vaat niimoodi, Jumal, pead sa minu elus töötama. Nii, nagu mina sulle ette ütlen. Vaata, need asjad ei lähe sellest filtrist läbi, kui me seisame tema kohtujärje ees. Mul on veel üks vastus ja see on 3. vastus ja see kõlab niimoodi. Ma võtan su vastu kui oma päästja. See vastus avab kohe taeva väravad. Ja inimene tunnistab Jeesuse tööd, hindab seda väärtust
Inimene võtab vastu selle anni, mis tal on Jeesuse kaudu antud. Ta ei proovi seda välja teenida, lihtsalt võtabki vastu usus. Nagu laps, kes võtab vastu tänulikkusega talle antud kingituse. Ma kuulutan sulle, Jumal, et Jeesus, ma usaldan sind. Jeesus vastab, hea ja ustav sulane, tule issanda rõõmusse. Või ta vastab sulle, tule issanda rõõmusse. See ei tähenda seda, et sa ei ole oma elus mitte kunagi pattu teinud. Tegelikult kõik patud on kaetud Jeesuse verega ja su nimi on eluraamatus. See on nii ja see on hea kriteerium. Ja mida sa siis täna vastaksid, kui sa oleksid aus? Ma arvan, et ma võtsin vastu sind kui päästja, ma olen sinu oma, ma kuulun sulle. Täna on veel kutse avatud. Ja tead, päästetud saamine. Ma leidsin niisuguse võrdlus, et see on nagu uks koridori, aga sealt läheb veel tube. Eks ole, see on nüüd kasvamine. Nüüd toimub reaalne elu, kasvamine, õppimine selle tavalise elu keskel, mil ma elan. Ja teine küsimus, mis ma tahan veel täna, tegelikult on neid küsimusi, nagu ma ütlesin, 5 ja mina räägin täna ainult 2, muidu läheb liiga pikaks ja see on vastuvõtmine on ka meil võimete piiris, sest et nii palju head asja ei saa korraga anda. Aga see on põnev, mida ta küsib meid teisena. Mis sa tegid nende andidega, mis ma sulle andsin? Kas see on piiblis ka küsitud niimoodi või? Tead, sul on antud 24 tundi ööpäevas, nädalas 168 tundi. Korruta see veel, palju sul kõik antud on. Sul on antud raha, sul on antud käed tegutsemiseks. Kunagi kõik, mis meil on antud, kas sa ajad taga seda maist või ajad taga seda, niimoodi, ma rajasin karjääri, tead, ma ehitasin üles oma businessi ja siis sa lähed siit ilmast ära ja siis lapsed vaidlevad veel sinu äri ja sinu, ma ei tea, mis asjade pärast, lähevad veel tülli oma vahel ja mis iganes, käib siuke võitlus. Vaatasin just ühte filmi, kuidas isa oli rajanud ühe tehase ja siis tuli, et kellele siis tehas üle anda, et üks oli oma poeg ja teine oli siis tütremees, et kellele siis edasi anda ja seal hakkas niuke traali-vaali. Muidugi filmis näidati, kuidas siis tehti manipulatsiooni, kuidas taheti oma poole, kuidas tehti seal igasuguseid tehinguid ja asju ja mõtle, huvitav. Head asja tahetakse anda ja sa pead sinna ka veel üle manipuleerima, sa pead veel kavaldama, eks? Saaks ikka endale selle kogu kupatuse. Ja te teate, et see ei ole mingi võõras nähtus. Me oleme elanud siin natuke maamuna peal, me teame, kuidas õed ja vennad lähevad pärandi pärast riidu. Täitsa koledad asju on tegelikult. Et võtta keegi, sul on antud erinevad annid. Mida sa saad siin teha, sa saad kasutada. Keegi on hea rääkimisanniga, keegi oskab väga hästi kirjutada, keegi oskab maalida, keegi loob laule, keegi on külalislahke, oskus juhtida, oskus organiseerida. Kasutad sa neid ande? Ja selle oma andidega sa ülistadki ja austad Jumalat. Või sa peitsid oma annid ära ja väitsid, et ma ei ole ikka piisavalt professionaalne, las teised teevad. Tead, sina oled nagunii siin maa peal ajutiselt, sul ei kuulu see nagunii mitte midagi. See oli muidugi mõne jaoks šokk. Kõik arvame, et see, mis meil on seal tagataskus, see on nii meie oma. See on meil kasutamiseks. Sa oled olnud helde, sa oled annetanud, et Jumala kuningriik saaks laieneda. Ja sa ei ole olnud selline kitsarinnaline, sa oled laiend ja see on sinu annid. Need on sinu oskus. Meie mehed on, me mõtleme praegu, et tulla ja teha ja ehitada ja maalida, isegi siis, kui sa ei ole õppinud ehitaja. Ja ometigi meil on inimesed võtnud vastutuse ja teinud, sest asi on tegemata, pole professionaalne. Kus sa võtad neid? Kas me jääme ootama professionaalsed ooperilauljaid siia või? Meil oleks kõik need 30 aastat ülistamata jäänud ju siis, eks? Pole proffe. Peab ise profiks saama. Ja siis me ütleme, ma ei ole ikka, ma ei oska seda pilli täiuslikult mängida.
ma ütlesin oma ülistusi sa pead hakka pilli õppima. Mis ta ütles? Hakkaski. Ja nüüd mängib. Nii et tegelikult, eks ta oli ennem ka natukene õppinud, ta tuli meelde tuletada mõned asjad. Nii et tegelikult meil on andid, aga selle kohta küsitakse ka, just nimelt kristlaste, kes küsitakse seal kohtujarjest, mida sa tegid nende andidega, mis ma sulle andsin? Sul on võime õppida, sul on võime eristada. Kas sa nende inimestega, kes ümber, kas sa oled, kuidas sa elad, kas nad märkavad, et sa elad teistmoodi kui teised? Kuidas sa hoidsid oma ihu, mis sulle anti? Sulle mõni ütleb, ma olen kuulnud neid toredaid. Ja kus see jumal on? Mina olen kõik oma kätega olen kõik teinud. Ei tea, kes sulle need käed andis? Kes sulle selle tugevuse sinna jalgadesse andis? Ei, no need on ju minu omad. No mis lolli juttu te räägite? Kus see jumal mul selle andis? Piibel räägib, tead, veel sa ei olnud ema jusas veel sündidki, kui ta juba siin kudus ja lõi, nii et tegelikult on kõik inimesed jumala omad. Nii. Ja selle kinnituseks on 1. Korintuses 6. peatükis 16. salm ütleb niimoodi, kuidas sobib Jumala teppel kokku ebajumalatega. Nii et igasugune, nagu öeldakse, tervise kulutamine ja kõik niisugused sõltuvused, need väga hästi ei lähe kokku. Ja ma arvan, et see ei ole sinu ja minu jaoks, kes me siin oleme nii kaua olnud, ei ole enam mingi näitaja, aga ta ütleb sinu kohta nii ilusti, sa oled elava Jumala tempel. Sa oled Jumalale pühendatud, sa oled terve maja kohe ja Jumal on, ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. See oli seal kirjas, see sama kirja koht. Nii, nüüd on siis veel piiblis kuskil räägitud andidest või mõtlesin ma selle täna niimoodi jooksvalt ise välja. On küll. Tuleb sul meelde lugu talentidest, eks? Ja see on kohe väga täpselt. Mees väga jõukas, kindla, tal oli, nagu ütleme, vara küllaga ja ta oli väga usaldav. Läks võõrsile ja andis oma varanduse kelle kätte? Poegade või? Ei ole, sulastele, täitsa sulastele, kes ennem olid tema teenistuses. Ja ühele ta ütleb seal 5 talenti, teisele 2 talenti, 3. andis 1. Aga mis sa nüüd teed selle talendiga? Aga tegelikult, kui sa hakkad selle järgi, kas selle järgi ei tule välja see, et me ei pea üksteisega teineteist ennast üldse võrdlema. Sest Jumal ütleb, ma tean, et teil on erinevad võimekused. Ma tean, et teil on erinevad annid. Ja vastavalt sellele ma küsin, kui sellele anti 5 talenti, siis ta võttis 5 juurde ja seal piibli kirjakohas ütleb nüüd, Jumal ütleb, sa oled hea ja ustav sulane, mine oma issanda rõõmusse. Sellele, kellel oli vähem antud 2 talenti. Ta ütles täpselt samad sõnad. Mine mu hea ja ustav sulane, mine issanda rõõmusse. Ja kolmas oli nii hirmulitus, ma teadsin, et sa oled nii kuri peremees, ma peitsin selle mulle alla. Tead, kui paljud oma annid peidavad ära? Oi, ma veel ei kasuta, ei, ma teiste ees ei räägi, ei, ma teiste ees ei laula, ei, ma ei tee seda teiste kolmandat. Tead, eks see ole ka alandlikkus, kui ma lähen ja teenin inimesi ja ma ei ole endas väga kindel. Ma ju tean, kui siin kogudus võib-olla harjunud juba jutlustama, aga vahel ma tean, et mind kuulatakse ka internetis. Ma ei saa tulla niimoodi, et ma ei ole ette valmistanud. Aga ega mul vahest, kui ma lõpetan jutluse, siis ma mäletan, nüüd ma ei lase seda mõtet omal pähe tulla. Aga nii nagu ma jutluse lõpetas, tead, kui hästi süüdistada tuleb kohe. Selle saal, oli sul seda vaja öelda, nüüd ta ei saa mul enam seda rääkida, sest ma ei võtta seda vastu enam, see ei ole enam ammu see kõne. Aga kuidas ta tuleb alati süüdistama meid, kui me oleme olnud teenistuses? Kui me teeme just seda, milleks me oleme kutsutud. Aga need on meie talendid. Nii et see mees, ta ütleb selle kohta niimoodi, et tema kaevas oma annid maasse ja ta ütleb, et mine must eemale. Mine sinna kohta, kus on inglid ja saatana jaoks valmistatud koht. Luuka 12:48, ma loen sulle ette, ära otsigi praegu. Ma olen täiesti sirgel tänaseks 12:48. Iga ühelt, kellel on antud palju, nõutakse palju ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Kui sa omad isegi haridust, sul on palju rohkem suhteid, võimekust, siis ei tõesta see sinu tähtsust või ei peaks tõestama see sinu tõhtsust, vaid sinu vastutust. Kohtupäeval ta ei küsi,
kui palju seal oli. Ta küsib, mida sa sellega tegid, mis sul oli? Kas sa vabandad või oi, ma olin nii hõivatud, ei, ma tegin tööd kogu aeg, ma olin väga töökas, ma ei ole üldse oma perekonnagi suhelnud, ma tegin tööd, ma teenisin neile raha, et nad said elada. Aga nad elasid terve elu ilma sinuta. Ja teate, ma usun, see ei ole teile ka, te olete juba niisugused tarkuse eas inimesed, et mida inimesed räägivad oma elu lõpul? Kas nad räägivad, oi, et enamasti käib jutt sellest, miks ma küll seda ei teinud, miks ma küll seda ei kasutanud ära, miks ma küll sellele inimesele, ütleme kas või, et veel ütleks mõned head sõnad, veel kiidaks, tunnustaks, et tavaliselt inimesed ütlevad, et küll on kahju, et ma seda ära ei kasutanud, mis võimekus mulle anti. Küll on kahju, et ma loobusin sellest nii lihtsakäeliselt, mis, mul oli näiteks, ütleme, üks mingi võimalus ja ma ei kasutanud seda ära. Niisiis, see ei ole vabandus seal. Tegelikult meie eluotsused, Jeesus andis oma elu meie eest, nii et kõik meie pühendamine on väärt. Sa sündisid võimalustega, näiteks kui sul on võimalus, sa oled niisuguses heaolu ühiskonnas, sul on piibel, sul on võimalus käia, võib-olla kirik on iga nurga peal, siis sa ei saa öelda, et kuule tead, ma iga kord ei saanud kirikusse, ma elasin 50 kilomeetrit eemal. Tead, Jumal on niivõrd õiglane kohtunik, et ta ei hakka, nagu öeldakse, tähenärijaks, vaid teda huvitab suhe sinuga eelkõige. Luuka 12:48. Ja kes iganes neid sõnu kuuleb ega pea neist kinni, selle üle ei mõista mina kohut, sest ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. 48, ma lähen siit veel edasi paar salmi, kui sa võtad lahti ise Luuka 12, siis 47 alustasin ja nüüd lähen edasi. Kes lükkab minu kõrvale, Jeesusest räägitakse siin, ega võtta vastu minu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval. Sest mina ei ole rääkinud iseenesest, vaid Isa, kes on minu saatnud, on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Ja 50. salm. Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu Isa mulle on rääkinud. Ja nii nagu ma siin ütlesin, inimesed oma elu lõpul kahetsevad, mida nad ei teinud. Sõnad, mida ta ei ole öelnud. Kasumata jätnud, mida ta ei ole ära kasutanud, kui ta oma annid on maha matnud. Ta ütleb, ma tahtsin olla julgem, ma olen soovinud mida iganes, mitte peita. Kohtupäeval ei ole sellest oleksin võinud mitte mingit abi. Reaalsus on see, kas sa tegid või sa ei teinud. Kas sa kasutasid või sa ei kasutanud, mis Jumal sulle andis. Aga nüüd järgmine küsimus on juba see, mida ma jagan järgmine kord. Aga praegu ma tänan ja ma väga palun, enne kui ma lõpetan selle. Isa, ma tänan sind, et sa oled jätnud meile Jumala sõnast need, et me teame, et me valmistame ette. Isand, et sa täna võtad meie südamed ja liigud seal, kui see, kelle kohta sa ütled, mina andsin teile sõna, mina olen sinuga rääkinud läbi piibli, ma olen sinuga rääkinud vahel unenägudes, ma olen sinuga rääkinud teed käies, ma olen sinu juhtinud looduse kaudu, ma olen igat moodi sind kõnetanud, ära põlga seda ära. Isa, ma õnnistan igat ühte, et meil on täna võimalus läbi katsuda. Ja kui sul on kõik läbi katsutud, issand, siis julgusta oma sulaseid jätkama seda imelist tööd, sest kui sina maksid hinna ristil ja armastasid meid enne, siis ei ole üldse mingit kahtlustki sellest, et äkki panen liiga palju mängu. Ei, mida te mulle annate? Mitte ükski asi, mille minu pärast loobute, ei jää teile tasumata. Mina olen õiglane Jumal. Igavene Jumal, võimas Jumal, suursugune Jumal, kõik, mis te olete andnud minu kuningriigi ehitamiseks, Jeesuse Kristuse nimel. Ma maksan teile ühel päeval palga.
ja see ei ole tühine, sest Jumala sõnad on alati suuremad kui see, mida me inimliku arusaamise mõistena kasutame paljuna. Jeesuse nimel olge igaüks väga õnnistatud ja täname püha vaimu eest, kes meil on pandiks antud. Amen.